Kui mõned minutid enne 10 oli Tartu rongijaam veel täiesti inimtühi ja seiklesid vaid üksikud täiesti võõrad inimesed, siis napilt enne seda, kui kell lõi lõpuks 10, saabusid liidu inimesed, kes tõid siia lusti ja täitsid linna enda rõõmsate nägudega. Kuidas siis sõit Tallinnast möödus ka? Üllatavalt kiirelt. Ja ütle, mis te tegite rongis? No me õega rääkisime juttu ja lugesin raamatut ja kuulasin teiste jutte ja võib-olla sain mõningad uued tutvused ka, ma ei tea. No kindlasti see rongielamus on selline omamoodi tulekuelamus, eriti EOL-i ürituste puhul. Kuidas siis seekord? No terve broneeritud vagun oli ikka naeru täis ja sõbralik õhkkond, siuke tore. Polnud nagu iga tavaline rongisõit, vaid midagi meeldivat. Kas see rongisõit süstis mingisuguseid ootusi ka algaval üldkoosolekule? Otse loomulikult. Ja mis sa arvad, kui palju neid inimesi seal rongi peal oli ka? No vaadates seda gruppi, siis äkki mingi üle 30. Kas sa oled muidu tihe rongiga sõitja? Mitte väga. Aga ikka mõned korrad on elus ette tulnud? On. Kas see rongisõit oli selline tüüpiline või kuidagi teistmoodi? Natuke ikka teistmoodi, et rahvast oli hästi palju viimasest korrast erinevalt. Nii, ja mis te tegite selles vagunis, kui te kõik seal koos olite? Mina sõitsin nii vähe õnneks, et ma ei tea, mis nad seal ennem tegid, aga suhteliselt vaikne oli, sest nii vara on hommikune ja siis ei tea, kõik on väsinud vist. Kas see rongisõit süstis ka mingisuguseid ootuseid algavale üldkoosolekule? Mul on väga suur ootus, sest see on mu esimene üldkoosolek, nii et ma ei tea üldse, mis toimuma hakkab. Super, aitäh sulle! Mis te kõigi sulle? Tallinnast teil kästi asjad ära panna ja kavandati hoopis koolimajast välja. Miks? Kas te teate? No eks ma arvan, et nad veel teevad seal oma viimaseid asju, mis nad peavad tegema ja siis, eks siis on vaja shopata sellel hetkel. Nii, et teie plaan ongi minna siis Tartu poode avastama? Ma arvan, ennem läheme sööma. Kas sina tahad ka Tartus midagi ära teha selle aja jooksul, mis teil nüüd antud on? Kindlasti hästi palju lõbutseda. Ja kas sul on mingi konkreetne plaan ka või see tuli sulle üllatusena? See ei tulnud üllatusena, aga konkreetset plaani ka pole. Okei, kui palju teil üldse siis aega nüüd on, mis te peate väljaspool kooli veetma? Ma ei tea. Jah, mis meil oli kella 1-ni. Oleme siis linna peal praegu ja siis tulme tagasi. Aga see ei heiduta teid kuidagi moodi, et teid koolimajast välja visati? Ei heiduta. Ei heiduta, sellega on arvestatud.